Tšau sõbrad, ma loodan, et teil on olnud suvi teguderohke, produktiivne ja olete nautinud nii palju, kui Eesti kliima on seda muidugi võimaldanud. Ja puhkuste perioodid vaikselt hakkavad mööduma ja ma usun, et on hea aeg anda gaasi, on hea aeg ise muutuda aktiivsemaks, sest ka turud on muutumas aktiivsemaks ja me tahame olla asjadega kursis, me tahame olla võimalustega kursis, seega ma käin siin videos kiirelt üle, mida me siin lähinädalatel hakkame kursuse siseselt käsitlema ja kuidas te saate siis sellest osa, et kas te olete osa plaan B tasuta kursusest või tasulisest kursusest. Teil kõigil on siin võimalus, millises võtmes keegi ise osaleda soovib. Ja järgmised teemad siis, mida me hakkame täpsemalt käsitlema juba sellel nädalal neljapäeval tegelikult siis likviidsuse jaotamine tänasel turul ja võrdlus siis ka varasemate tsüklitega, et praegu on peamine küsimus, et kuna likviidsuse jaotamine on tänasel turul täiesti teistmoodi, siis on tekkimas küsimus, et kas oodatav bullrun tuleb hoopis pikem, kui on olnud varasemad tsüklid. Seega me vaatame erinevaid andmeid ja selle käigus ma tegelikult annan teile ajaakna, kus mina plaanin ise täielikult olla turgudelt väljas. Mis hetkeks ma ei oma enam mitte ühtegi krüptovaluutat. Ja see on kindlasti strateegia, mis mul endal paigas, ma jään sellele kindlaks, see on mulle varem edu toonud ja samuti paljud teistele siis, kellele ma olen teekonnal mentoriks olnud. Ja juba järgmine nädal siis käsitleme minu praegusi investeeringuid ja projekte, kuhu ma hetkel veel sisenen, mis hinna juures ma keskendun ostmisele ja sinna juurde ka siis väljumine, kus ma plaanin võtta kasumeid. Ja lisaks enda projektidele käsitlen ka teie projekte, et kuhu teie olete investeerinud, annan tagasiside ja teen analüüsi siis, kus oleks mõistlik planeerida väljumist ja see läheb väga palju tugevalt kokku ka meie neljanda teemaga tegelikult, kus me keskendume väljumisstrateegiale. Kasumi võtmine on tegelikult väga oluline ja meil peab see plaan ja strateegia olema enne paigas. Ma annan teile väga lihtsa, väga detailse strateegia, mida saate tegelikult ise rakendada, sõltumata millistesse projektidesse te ise investeerinud olete. Ja väga oluline, väga tähtis teema, isegi kui te minu webinaridel nüüd ei osale, mis me laivides teeme, siis kindlasti pöörake rõhku intressimäärad. Sellel on olnud väga tugev mõju krüptoturgudele ja kogu maailma finantssektorile. See on väga oluline asi, te tahate selle tähelepanu pöörata ja ma teen selle teie jaoks lihtsaks, ma teen erinevad näited ja seletused, et see oleks lihtsasti mõistetav, kuidas see mõjutab turge ja kuidas sellest tegelikult kasu lõigata. Ja vastupidi ka, et jälgida, kui see hakkab turgudele nii-öelda vastu töötama, et siis on see viimane selline tugev märk, et lahkuda turgudelt, kui te ei ole näiteks exit plan enda väljumisstrateegiast kinni pidanud, siis ka intressimäärad on üks väga tugev faktor, mida me saame siis ära kasutada. Ja võib-olla korraks, et siin on info, mida me käsitleme hilisemalt. Ja kiirelt, kui me juba oleme siin, et siis miks on exit plan oluline, et igaüks oskab ju tegelikult osta, kuid vähesed oskavad müüa õigel ajal. Ja see, kuna sa müüd, määrabki tegelikult sinu kasumi. Et meil peab olema see kindel strateegia paigas, sest kasumi kindlustamine ongi kõige olulisem. Väga paljud investorid näevad paberil suurt kasumit, kuid kunagi ei realiseeri neid, sest nad ei võta õigel ajal kasumeid. See kindel strateegia välistab selle ja tagab ka teilegi selle kasumi, et see jõuaks ka teie kontole. Kasumite võtmine, kapitali teenimine, eriti väga lühikese aja jooksul, kui on kiired kasvud, siis emotsioonid on need, mis tihtipeale meie eest hakkavad need otsused tegema, aga jälle, kui meil on kindla strateegia paigas, siis me ei tugine emotsioonidele, me teeme otsuseid teadmiste ja strateegia põhjal. Ja muidugi, kui turutsükkel on lõppenud, siis on tulemas üks igamaid perioode, milleks on bear market, kus mitte midagi ei toimu, hinnad langevad. Väga paljud inimesed pole veel aru saanud, et me muidugi oleme bear marketis, ehk nad mõtlevad, et nüüd on hea aeg osta, siis nad ostavad, aga turg järjest kukub. Et meie eesmärk tegelikult turgudele, kui me vaatame, me teenime kasumit peamiselt, kui hinnad liiguvad üles, siis kui me oleme turgud täielikult väljunud, üks peamise asju, millel mina isiklikult hakkan keskenduma ja teile õpetama, on kuidas siis ka bear marketi ajal tulu teenida, kui turud langevad. Ja edukas väljumine annab meile rohkem kapitali järgmiseks reaalselt, kui me olemegi põhja jõudnud, siis uute positsioonide suurendamiseks.
et see annab meile selle eelise, et minna järgmisele tsüklile vastu veel tugevamalt ja selleks mul on endal, noh, ma võin natukene valgustama, lähme rohkem süvitsi, aga selleks on mul endal üsna lollikindel strateegia ja teiseks ma panen selle kapitali endale ikkagi passiivselt tööle. Ma panen selle kapitali endale passiivselt tööle, et kui ma olen kasumid võtnud, siis see passiivselt ikkagi teenib meil juurde, sest siin täiesti põhja jõudmiseks võtab ka ikka väga palju aega ja see, et kapital niisama seisaks, ei ole mõistlik, see on sama hea, kui see oleks raha, mis on pangas ja see kaotab iga päev väärtust, see kaotab iga päev ostujõudu, seega kui see ei teeni intressi juurde, siis seal ei ole tegelikult väga tugevat pointi. Ja ma kiirelt näitan ka teile, kuidas te saate osaleda siis webinaridel. Kui te olete kursuse liige, siis ma jagan infot ka kursuse kanalites. Aga üks peamisi asju, mida te tahaksite ära teha, oleks täita ära siis Google Form. Kui te olete formiga ära täitnud juba, siis te saate selle samale PDF-ile ka ligipääsu tasuta materjalidele ja kohtume teie kõigiga siis juba esimestel webinaridel siin augustikuu jooksul ja septembrikuu jooksul ja muidugi jätkuvalt iga kuu me neid teeme, aga täna siis käsitlesime neid teemasid, mis on augustis ja septembris aktuaalsed.